legendaarne inglikooli kinolina avaneb. Armas kuulaja, mina olen Magdalena Kalev. Olen õppinud Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskoolis alates 18. juunist 2012. Ega ma kohe ei teadnud täpselt ka, millega tegu on, aga sisse ma astusin ja pidama ma sinna jäin. See on Avatar kool ja treenimine oma kõrgema minaga kokku, kelleks siis minu puhul on Magdalena. Vastan nendele küsimustele. Esimene, mis ametis olin kooligruppi astumise aegu? Kooligruppi astusin 18. juunil 2012. aastal ja olin siis täpselt kuu aega enne seda saanud kalmistuvahiks. Seega olin elu teises otsas. Millest sai sinu pööre hariduste jätkamiseks alguse? Astudes Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskooli algas sügav puhastumine. See käis kirjade teel. Kirjutasime iga päev ingliterapeut Mariaga ja kirjades on ravienergeetika, mis siis puhastas minu mõtte ja käitumismustreid. Aga uute käitumis- ja mõttemustrite jaoks oli vaja neid igapäevaselt ellu rakendada, mis oli keeruline. Avatari energia laskumine iseenesest juba on keeruline ja nõuab inimeselt puhastumist. Igapäevaselt kirjutades sain ma aina rohkem aimu, kui vähe ma tegelikult tean ja kui palju mul on vaja õppida juurde. Selgusid ka asjaolud, et elades avatarina on vaja õppida juhtima, hästi suhtlema ja palju iseloomuga tegelema ning selgusid mitmed ebakohad, kus oli aru saada, et mul on teadmistest puudus ja oskustest puudus. Sealt sai siis tasapisi algusega see, et tuli jätkata akadeemilistes koolides, mida ma ka siis aastate jooksul järjepidevalt teinud olen. Avatar Magdalenaga sain ma kokku 24. augustil 2012. aastal. Ja see oli väga võimas tunne, kui Avatar rääkima hakkas. Energiat oli keeruline hoida ja seetõttu suunas ingliterapeut Maria mu kalmistult lahkuma, et ma vaataksin teisi töökohti, sest pidevas leinas olemise selline energeetika oli madal ja rõõmu tegelikult tunda sellisel töökohal ju ei saa, kui inimesed tulevad oma leinaga. Et seetõttu hakkasin ma otsima teisi väljundeid. Kolmas küsimus. Mis on olnud sinu suurimaks komistuskiviks inglikoolis järjel püsimise mõttes? Järjel püsimise mõttes, kui midagi tegema hakata, siis on vaja süveneda ja järjepidevust, et minu suurim komistuskivi oli järjepidevuse puudus. Et olin õppetöös mõnikord väga hea ja siis jälle mitte. Et selline enda distsiplineerimine järjepidevalt tegema, see oli nõrk. Lisaks ka ingli energiale allumine, et kuna tegemist on ikkagi maavälise kiirgusega, siis inimesel on kuidagi keeruline oma ego nii palju allutada, et saaks head koostööd teha siis inglitega. Millest tunned praegusel ajahetkel rõõmu ja enim rahulolu? Enim rõõmu tunnen ka sellest, et kõikide nende, lisaks iseloomutreeningule, kõikide nende akadeemiliste koolide lõpetamisel olen omandanud oskused,
mis on tulnud kasuks matkajuhina, et minu anded on seotud laagritööde ja matka juhtimisega. Selleks ongi olnud tarvis juhi omadusi, on olnud tarvis iseloomu treenida, et suudaks ikkagi grupi inimestega kuhugi minna. Ja mille üle mul veel on väga hea meel, et ma olen saanud kogeda ennast matkajuhina ja olen saanud näha, kui palju positiivsust ja rõõmu mul endal on teistele anda. Et selle eest olen väga tänulik ingliterapeut Mariale. Ma arvan, et kui ma vaatan tagasi täna üldse oma elule, et kust ma tulema hakkasin, siis tegelikult see on tohutu maa olnud ja tohutu pingutus just sellisest madalast elust nagu välja tulemisel, et sa ei lase lihtsalt asjadel minna, vaid sa teed oma elu paremaks muutmiseks midagi reaalselt ära. Et avatarini pürgimine on päris pikk teekond, aga see tasub ennast igal juhul ära. Olen Maria Ambretoorium galaktilise inimese suhtlemiskooli õppur Ariel Raudse. Kooliga liitusin 2014. aasta 14. augustil, mil loodi ka teadvushariduse ja vaimse tervise ühendus MTÜ Kullaratas. Minu tee hingeravi koolini kulges läbi otsingute leida endas üles oma vaimne tee. Need otsingud viisid mind kokku Armsa Magdalenaga ning seejärel juba ka ingliterapeut Mariaga. Elasime tookord Rannus ning seal toimusid mitmed inglite poolt läbiviidavad hingelinnu töötoad. Läbi nende töötubade avanes ka järk-järgult minu hing ning toodi välja minu hingeanded. Järgnes õppeprotsess, milles ma esialgu osalesin vaatlejana ning seejärel juba intensiivsem egoravi. Õppeprotsess pole olnud kerge, on ette tulnud nii tõuse kui ka langusi, kuid oluline on jääda nendes katsumustes jalgele, nendes tugevamana väljudes, sest tahe loeb. Kui ei puhastu, siis avatareks ei kasva. Olen äärmiselt tänulik taevastele juhatustele läbi Armsa ingliterapeut Maria, kes minu eluteed on juhtinud. Minule antud küsimused on järgmised. Esimene küsimus. Mis on sinu ja Magdalena õppetöös olnud seni tugevam ühendav lüli? Meile on hingeravi koolis jagatud ülesandeid, mida tehes sai peagi selgeks, et oleme mõlemad pigem praktilise töö tegijad ning seetõttu ühendati meid ka kooligrupis praktilise suunaga teise kobarasse. Oleme aastate jooksul ja eriti loodusravilaagrite vajadusteks ehitanud mitmeid rajatisi ning saanud ühendada enda praktilise meele ja oskused. Nende tööde käigus ilmnesid ka meie tugevused ja ka nõrkused ning selle läbi saime ka oma iseloomu treenida. Teine küsimus. Milles tunnen end täna tugevamana kui kooli astumise ajal? Kui ma kooli astusin, siis ma ei osanud ette näha, mis mind veel ees ootab. Meid on aga koolis õpetatud ja treenerite poolt juhitud igas eluolukorras ja valdkonnas hakkama saamist ning hoidma rahu ja tasakaalu. On tulnud tegeleda enda sisse juurdunud harjumuste muutmisega
ning saama kogemuste kaudu õpetusi. Hingeravikooli treeningu tulemusena saan öelda, et olen muutunud enesekindlamaks, tasakaalukamaks, hoolivamaks, empaatilisemaks ning nii mitmedki minu varasemad iseloomuomadused on leidnud paranemistee. Kuigi see tee ei ole olnud kerge ning aastate jooksul sisse juurdunud tõekspidamised visad taanduma. 3. küsimus. Millised on olnud sinu raskused müsteeriumist arusaamisel? Meie kool on müsteeriumkool, mis tähendab, et kõik suunamised on maavälist päritolu ehk maa vaimse hierarhia inglite poolt läbi ingliterapeut Maria kanalduste kaudu. Õppeprotsessis on ravikirjadel suur tähendus, sest nende kaudu toimub ka kõrgteadvuse otsejuhtimine ja egoravi, see tähendab enda ego kõrgminale allutamist. Oluliseks tuleb pidada täieliku usalduse olemasolu inglite ja nende juhatuse suhtes. Kuna minu koolitöös on esile tulnud tõrksust ja ka allumatust kõrgemale juhatusele ning pole suutnud alati koolitöös aktiivselt osaleda, siis sellest tulenevalt on olnud mul ka raskusi müsteeriumist arusaamisel. 4. küsimus. Mis üllatusi on hingeраvikoolis õppimine sinu elu jaoks kaasa toonud? Kõige suuremaks üllatuseks enda jaoks pean treenerite poolt suunamist minna veel kõrges eas õppima. Esmalt siis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tegevusjuhendaja eriala omandama ja selle järel kohe ka Tartu Rakenduslikku kolledžisse aktiivtegevuste instruktori eriala õppima. Tänu nendele omandatud kutsetele leidsin ka sellesuunalise töö Maarja tugikeskuses, kus olen erivajadustega inimeste juures tegevusjuhendaja ning suunan neid ka aktiivsemale liikumisele, mis aitab tervist hoida. Olen äärmiselt tänulik armsatele treeneritele, sest nemad teavad, mis kellelegi hea ja milleks keegi võimeline on. Tere, armas vaataja! Minu nimi on Hüpatia Hübner. Olen õppinud ja treeninud Maria Ambletoorium galaktilise inimese suhtlemiskoolis 2012. aasta 2. oktoobrist alates. Tegemist on maavälist päritolu haridusprojektiga, mida pakuvad inimestele maa vaimse hierarhia inglid ja maapealse esindajana kooli arendaja ja liider mediumterapeut, ingliterapeut Maria, kes kõrgteadvust ka kanaldab. Meie kaasõppuritega oleme olnud teadvushariduse esimesed testijad. See haridus teostab egoravi ja muudab inimeste iseloome, mõtte- ja käitumismustreid. Meis on puhastatud sügavad valukohad, treenitud armastusega suhtlemist. Koolis avatakse ja arendatakse ka inimeste tegelikke andeid, loovust ja hooldajaloomust. Palju oleme treeninud meeskondlikku koostööd, ettevõtlusega seotud mentorlust ja juhtimist. Meile on jagatud teadmisi otse treenerite poolt, aga suunatakse ka teiste autorite materjale uurima ning analüüsima. Ja seeläbi on avardunud meie nii enesest kui elust ja maailmast arusaamine. Väga oluline on teadvuse tõstmise protsessis ingli energeetiliselt laetud kanaldustekstide lugemine, sest see tervendab DNA tasandil. See õppeprotsess ei ole kergete killast, sest inimene peab inglite jäljes enda tahtega kaasa liikuma ja ülesandeid täitma. Treenerid on nõudlikud ja eriti ego suhtes
sest ego peab saama hinge truuks kaaslaseks, seda tuleb allutada. Ja seda nõudlikkust rakendatakse just inimese kasvu ja arengu huvides. Aga me oleme kõik kogenud, kuidas see treening toimub tingimusteta armastuse ja hingedest hoolimise õhkkonnas. Olen selles treeningprotsessis isiksuslikult palju muutunud. Mu elu on saanud sügavama sisu ja eesmärgi ja tunnen selgelt, et liigun oma õigel elurajal. See ei ole küll alati nii olnud, aga siin protsessis ma tunnen, et ma saan olla mina ise. Ma olen enesekindlam, julgem, kindlasti loovam, aga ka hoolivam ja tasakaalukam. 2013. aasta jaanuarikuus, 5 kuud peale liitumist, sain kokku enda kõrgema mina ehk avatariga, kes on ajalooline isik Hüpaatia. 2021. aasta juulikuust kannan ka ametlikult oma avatari nime. Avatariga kokkusaamine on andnud veelgi juurde sirgeselgsust ja südikust. Samas on tuntav avatari abi ja koostöö näiteks esinemistel, kõnes, tekstis, kirjalikus tekstis ja muudes loomistes. Oleme treeneritelt saanud hulga eluks vajalikke nõuandeid. Mina sain näiteks nõu ja head väärt ideed enda varasemas raamatukogu töös, eriti lugejaürituste korraldamisel. Ühtlasi avas just ingliharidus minus sügavama armastuse tolleaegse töö vastu. Meie hooldajaloomuse arendamise suund on viinud mind praeguseks tööle hooldusettevõttesse, kus naudin teistmoodi inimeste aitamise ja hingede hoolekande võimalust. Kooli loodust väärtustav suund on minus süvendanud ka looduse armastust ja seostub samuti minu suunamisega edasi õppima. Omandan Alar Krautmanni Terviseakadeemias Eesti pärimusmeditsiini eriala. Sellest minu andepõhisest suunast tulenebki ka minu teenus meie õppurühenduses MTÜ Kullaratas ehk pärimusterapeut, kus eelkõige pakun praegu Vana-Eesti massaaži. Minu teine teenuse suund, ajaingel Hüpaatia roll, on samuti paljuski loodusega seotud, aga selle kaudu tutvustan ka näiteks raamatuid. Olen mitmel korral selles rollis esinenud meie suvistes loodusravilistes perelaagrites, mis on ühtlasi meie õppurite praktikabaas. Teadvuse tõstmise koolis ja meie esindusettevõttes MTÜ Kullaratas kannan ka assistendi rolli, milleks on mind samuti selles treeningprotsessis treenitud. Olen väga tänulik meie treeneritele kogu selle hoole ja armastuse eest, mida nad on selles õppeprotsessis koos nende teadmiste ja oskustega meile andnud. Esimene küsimus oli siis, kuidas on seotud su avatari loomus ja teaduse kaasamine su praeguses uues ametis ja samaaegselt pärimusravi eriala omandades. Minu avatar oli siis naisteadlane antiikses Egiptuses ja lisaks teadlase tööle oli ta ka koolijuht ja õpetaja. Et ta oli kindlasti teadmisimuline ja uuendusmeelne oma teadlase töös. Ja tema hooldajaloomus väljendus kahtlemata õpetaja töös. Ta armastas õpetamist ja teadmiste jagamist ja tegi seda vaatamata inimese usulisele kuuluvusele. Et ta õpetas hea meelega nii paganaid kui kristlasi. Mina praegu olen siis asunud tööle hooldusettevõttesse. Et see on nüüd hiljuti olnud minu eluski suur kannapööre. Ja ei ole juhus ka see, et ma enne seda töötasin raamatukogus, mis on samamoodi Hüpaatiaga seotud, sest see sama teaduskeskus ja kool, mida ta juhtis ja õpetas, sellega kaasas käis ka Aleksandria raamatukogu, mis kuulus sellele Museioni teaduskeskusele ja koolile. Ja kuna see on kannapööre minu elus olnud, et siis
on vajadus ka ennast järjest enam kurssi viia selle valdkonnaga ja see tähendab igapäevast uute teadmiste saamist ja mis on ka nüüd teadusega seotud siis, et see puudutab meditsiini, psühholoogiat, vaimset tervist ja hooldamise paremaid võimalusi nii inimese toimimises kui ka tehnoloogia alal. Samamoodi on teadusega seotud ka siin hingeravikooliis minu tegevus ja roll, et ajahingel hüpaatiana olen ma ka tihtipeale teadmisi jaganud sellistes raamatute abil, mis on ka nagu teadusele põhinevad, näiteks looduse raamatud. Ja üleüldse on meil siin harjumus sügavuti asjadesse minna, et see on see uurija loomus siis ja teadmiste saamise tahe. Nüüd pärimusravi on see valdkond, mida ma siis õpin ja pärimusravi käsitleb inimest ja vaatleb inimest tervikuna, keha, hing, vaim koosluses ja samamoodi maailmapilti tervikuna, nii nagu meie esivanemad, kes toimisid tähtede ja astroloogia põhiselt ja olid mõnes mõttes meist palju targemad ja tunnetasid rohkem. Ja nüüd otsene seos on ka hüpaatial selle maailmapildi avara mõistmisega, et oleme teada saanud, et tema oli gnostik ja see tähendas seda, et nad uskusid allika olemasolu, millest kõik eksisteeriv siis tuleneb ja nad arvasid, et illusoorsest reaalsusest pääseb oma võimete väljaarendamisega, mida võimaldab gnoosis ehk spirituaalne teadmine. Et see jälle põhjendab nüüd, miks mina olen ka oma elus pikalt otsinud ja see ühtib ka meie praeguse teekonnaga ja projektiga. Teine küsimus. Miks tuleb uusõppureid teavitada egoravi olemusest ja kõrgteadvuse nõudlikkusest tegeliku iidhinge potentsiaali avamisel ja hingeravikoolis edasi pürgimisel? See on jah oluline, et uusõppuritele teada anda sellest, mis tulema hakkab. Egoravis toimub siis madala mina allutamine kõrgemale minale ja hingele, et see oleks jah tõepoolest truuks kaaslaseks hingele. Ja see ei ole kerge protsess, sest ego on tugev vastane, tema eesmärk on vaimu maha surumine. Ja kui nüüd inimene ei tea, mis toimub, et siis võib, on väga lihtne lasta sellel egol üle rääkida, et ta ei kuule hingejuttu, tema enda tegelikku kutsumust, vaid laseb kas siis enda või teiste egol ennast ära rääkida ja ta võib lihtsalt lahkuda. Nõudlikkusest teada saamine, jah, ma usun, ma arvan, et see võib anda ka tõuke, et inimene mobiliseerib ennast, et meil on siin oluline ka sellel teekonnal, kuna toimub labüriti teekonna läbimine, et siis on oluline ka taotluse olemasolu ja tahtega me peame seda läbi tegema, kaasa minema. Et kui see taotlus esitada, et ma saan sellega hakkama, teades juba, et teekond ei ole kerge ja õpetajad ja treenerid on nõudlikud, et siis on lihtsam. No meie seda kõike ei teadnud, et meie oleme katse ja kogemuse najal teada saanud, kuidas see protsess tegelikult toimub, aga meie olimegi eesminejad ja meie saame oma kogemuse najal teisi nüüd juhatada ja õpetada. Kolmas küsimus. Kas sinu arvates on kerge vastu võtta kõrgteadvuse armastavat suunamist, kui see sisaldab ka karme vestlusi ja otsejuttudes kriitikat? Mis selles abiks on? Kahtlemata ei ole kerge võtta vastu kriitikat ja
otsejuttudes kriitikat ja karme vestlusi. Sellepärast, et sellel hetkel, kui need tulevad, siis kaob nagu see suur pilt ära ja teadlikkus sellest, et tegelikult on see kõik tingimusteta armastuses ja tegelikult on see sinu kasvuks vajalik. Et siis tekib see igasugused tunded, süütunne, enesehaletsus, siis hakkad ennast õigustama, mõtled, et sa ei ole ju valesti käitunud ja kõike sa ei teagi tegelikult, sellepärast et inglid näevad seda kõrgpilti ja näevad seda Johari aknalt pimedat ala, mida sa ise ei tunne ja mida ei näe ka teised kõrvalt. Nii et mis siin aitab, abiks on selles just see, et selgitatakse. Abiks on see meie meeskondlik kokkukuuluvus ja sa näed tegelikult, et teistega on samamoodi, et juhtu ainult sinuga, siis treenerid aitavad üsna varsti nagu selle selgitusega just sul alati jalgele jääda. See üleskutse, et tõuse sa suudad, mis on meie hariduses väga tihti esitatav ja tegelikult ikkagi see kogemus, sellepärast et alguses on raskem selle kriitikaga hakkama saada ja alguses ongi inglid ka leebemad. Aga mida rohkem sa puhastud, seda rohkem on sinul ka arusaamist ja mõistmist, milleks see kõik vajalik on. Minu teekond Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskoolis sai alguse 2012. aasta märtsikuu viimastel päevadel, kui tolleaegse nimetusega ilmapuulaste kasvatuse blogilistele lehekülgedele sattusin. Esmalt lugesin postitusi leheküljelt Kristallilapsed ja sealt edasi minu huvi kasvas ning ühel hetkel võtsin ühendust ka ingliterapeut Mariaga ja sedakaudu nendega otse suhtlemisel minu teekond algas. Inglikoolis õppimise üheks eesmärgiks on olnud enda avatariga ehk kõrgeima minaga kokkusaamine. Siinkohal võib tekkida küsimus, et aga miks see üldse oluline on või miks see peaks inimest paeluma? Avatariga kokkusaamine ja selle energiaga liitumine koondab inimese tegeliku hingelise ja vaimse potentsiaali ja toob esile seesmised anded. Aga see ei saa toimuda kindlasti vaid enda hingeväe tunnetamise kaudu. Selle jaoks on vaja pikaajalist ja järjepidevat hingeravi, mis muuhulgas sisaldab ka mõttemustrite muutmist ning iseloomutreeningut. Meil on sedalaadi treening toimunud maa vaimse hierarhia inglite juhtimisel, aga ingliterapeut Maria püsikanaldamise kaudu. Oleme seda teinud nii grupiviisiliselt kui ka individuaalselt ingliterapeut Maria ravikirjade kaudu tervenedes. Aja jooksul ongi õppetöö võtnud väga erinevaid vorme ja liikunud ajaga ühes rütmis meie kogemuste pagasit parajal määral täiendades. Oleme kohanenud järk-järgult kõrgsagedusliku energiaga, õppinud uuel viisil suhtlema, toiminud nii kobaratena, aga nüüd ka järjest enam individuaalselt. Tänaseks päevaks olen lõpetanud Emma Kisk algõppe baaskursuse ja mind on nimetatud tuumikmeeskonna liidriks.
kuigi ingliteraapiat saab nimetada käitumisraviks, siis erineb see tavapärastest suundadest selle poolest, et alati on kaasatud kõrgem teadvus, mis tähendab seda, et see on kooskõlas ka inimese kõrgeima saatusega. Tegemist on müsteeriumkooliga, mis võib tunduda lihtne, aga on tegelikult väga sügav. Enda kogemusest saan öelda, et avatariga liitumine on kindlasti ülev tunne ja annab pikas perspektiivis seesmise kindluse ning tasakaalustatuse tunde. Aga see ei tule kindlasti kergelt ja vajab pühendumist ja järjepidevat iseloomu ja hingeravi. Samas saan öelda, et ilma seda laadi kogemuseta ei mõistaks ma tänasel päeval kindlasti inimese elukäiku ja sisemaailma sellisel viisil, nagu ma seda tänasel päeval teha suudan. Ja seetõttu olengi väga tänulik selle eest, et oleme saanud mitmekülgse kogukonna ja andepõhiselt toimiva karjäärimudeli testimise praktilise kogemuse ning kindlasti soovitan seda teistelegi. Minu esimene küsimus on siis, et kirjelda oma sõnadega ja mõne elulise näitega kogukonna ja andepõhise karjäärimudeli olemust. Milleks see hea on? Et kui mõelda üldse hingeravikooliis õppimise peale, et siin kõige olulisem ongi olnud see, et inimene jõuaks enda hinge tegeliku andeni, aga samas ka see, et ta suudaks seda siis realiseerida. Aga see ei tule niisama, nii nagu ma seal videos ka rääkisin, et selle jaoks on vaja hingeravi ja treeningut. Ja seda on meil hingeravikoolis olnud kõikide nende 10 aasta jooksul võimalik väga palju rakendada kõikide ürituste kaudu, mida me oleme teinud, aga samas ka seda kaudu, et meid on suunatud juurde õppima. Et minu puhul siis akadeemilised väljaõpped, mis on andnud mulle teadmisi ja oskusi juurde, et enda andepõhist nõustamistööd, ma arvan, et võib-olla tänasel päeval ma saan seda juba öelda, kuigi see teekond on olnud pikk ja alguses ma sugugi niimoodi ei tundnud. Et kui ma seda tööd tegema hakkasin, et siis ma pidin ikkagi väga palju ise arenema ja tervenema, et ma hakkaksin enda sees ka seda tundma, et jah, see on see töö, mida ma tahan teha. Kuigi kui ma õppima läksin, et siis ma ju tundsin täpselt samamoodi, et see on midagi, mis mulle huvi pakub. Siis ma läksin õppima pereteraapiat ja saviteraapiat ja esialgu ongi saviteraapia olnud see suund, mida ma olen saanud rakendada siis, kui meil oli ka Viljandis tervisekodu armsa ingliterapeut Maria toel ja suunamisel. Ja tänasel päeval mul on hea meel seda tõdeda, et selle kaudu ma juba teatud määral saan enda sellist andepõhist suunda väljendada. Ja see pakub inimesele, ja seetõttu ma saan enda kogemusest öelda, et see pakub inimesele väga palju, kui ta saab teha just seda, mida ta südames tunneb ja oskab. Et see tõstab inimest kõrgemale ja siis on ka mõtted paremad ja helgemad, sellepärast et tihtipeale on niimoodi, et kui inimene teeb näiteks sellist tööd, mis talle ei meeldi või siis varasemalt on meeldinud, aga siis läheb uuele suunale, nii nagu Hüpatia kirjeldas. Ja ma vaatasin ka toredasti, Rafaelaga vaatasime, et redel on seina peal, et see on nagu see redeli metafoor, et redel peab olema õigel seinal, et siis inimene on lõppkokkuvõttes ka rõõmus nende saavutuste üle, mida ta on siis saavutanud.
ja ma arvan, et selle jaoks see ongi hea. Nii, ja teine küsimus, millisest ajast saadik oled tundnud, et suudad ja tahad olla grupi mentor ja praeguse kobarkonna liider? Et kui ma ausalt ütlen, et siis see teade ikkagi tuli väga suure üllatusena mulle, aga samas, kui ma vaatan tagasi, et siis see ikkagi on alguse saanud sellest, et ma ikkagi olen pidanud kõigepealt iseennast juhtima õppima. Ja kui ma selles osas tundsin ennast juba kindlamalt, olin enda elu käigus ka erinevaid etappe läbi teinud, et siis ma arvan, suurenes ka minu suutlikkus teisi inimesi suunata, vastavalt siis õppetööle selles raames, mida ma ise olin kogenud. Ja läbi nende väikeste ülesannete, mida me oleme saanud, kus me oleme pidanud kedagi aitama või mingisugust õppetööd väikesel määral juhtima, et siis need kogemused on tasapisi tulnud ja olen ennast ka nagu kindlamalt tulnud. Ja ma arvan, et see kõige viimane tõukejõud oli ikkagi see, et järjest iseseisvamalt oleme pidanud ka enda andepõhises suunas edasi arenema, et kui inglisiterapeut Maria ütles, et nüüd on see iseseisvumise periood nii-öelda, et siis see on tegelikult väga palju kaasa aidanud, sellepärast et peab kogu aeg ise lahendusi nii-öelda koos siis enda avatariga välja mõtlema ja see annab ka selle kindluse, et ükskõik milline olukord on, ma saan hakkama. Ja ma arvan, et see on mind siis selleni viinud. Armas kuulaja, olen Rafaela Kristerson, Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskooli õppur. Kui ma nüüd ajas tagasi vaatan ja meenutan, küll olles alles algfaasis oma teadlikkus tervenemise protsessis võrreldes veteranõppuritega, siis minu tervenemise ja teadvuse tõus sai alguse 10. aprillil 2021. aastal, kui leidsin Facebooki lehelt Maainglid Maarjamaal kirjeldus ja info erilist laadi virtuaalse teadvishariduse hingeravi kooli kohta, mis mind sügavalt hingetasandilt puudutas. Mind kõnetas selle hingeravikooli ülesehitus ja peamine eesmärk, mis on suunatud hingelise tulevikuinimese ja ühisperelise toimimismudeli väljatöötamisele ja selle kaudu inimteadvuse tõstmisele ning õppida tundma oma madala mina ego kogu olemust ja kõrgmina seotust mitmekihilises inimtervikus. Samuti kasvatada kodanikuvastutust ja hinge jumalikku hooldajaloomust, mille tulemus väljendub praktilise elu kogemuses. Ning saatsingi kooli sõnumikasti sellise lihtsa sooviavalduse, mis samas oli ka südame ja hinge soov. Tere, soovin saada teie kooli õppuriks. Sealt edasi tuli juba täita koolijuhi armsa ingleterapeut Maria antud õppeülesandeid, et aru saada, kas olen ikka õiges kohas, sest see ei ole ilmaliku laadi kool, vaid mitteformaalne maaväliselt laetud ja juhitud avatarkool, kus õppimine toimub vabatahte alusel ning tuli aru saada sellestki, et kooli astumine ei ole iga hinna eest uute õppurite värbamine, vaid pigem hoitakse liigset innukust tagasi ja lastakse enne kooli astumise avalduse kirjutamist testtööd läbida. Nüüdseks olen koolis käinud juba 2 aastat ja võin julgelt öelda, et see on minu elu parimaid otsuseid olnud, kus lisaväärtusena on ka oluliselt parenenud minu eneseväljendusoskus suulises kõnes kui ka kirjalikus kõnes.
Kirjutamine on oluline ravilise koolitöö osa, sest see on egost kõrgemale püüdlemise, suhtlemise kool, kus enamus ravi toimub just läbi kanaldustekstidele vastuste kirjutamise, mis on kõrgema vibratsiooni suunava ravimtoimega. Aga kogemused saadakse elus enesest, kus erinevate elusituatsioonide läbi kasvada ja saada armastava ehk galaktilise suhtlemisviisiga kodanikuühiskonna liikmeks, et aidata kaasa ka kogu planeedi ühisteadvuse tõusule. Sellesse lühikesse õppeaega on mahtunud palju ravitegevusi, nagu igapäevane osalemine ja kaasarääkimine läbi kirjatööde nii individuaalses kui ka grupitööruumis. Nagu ütleb üks meie mõttevaramu mõtteid, tippa-tappa, elutarkus astub, võta temalt annid vastu. Siinses koolis õppimine on aidanud mind nii varasemas kui ka uues praeguses koduhooldustöötaja ametitöös ja igapäevaelu muudes osades, et hoida tasakaalu ja rahu ning armastavat suhtlemisviisi ning et läbi vabatahtliku töö panuse ja erinevate pilootprojektide õppida teisi isetult teenima. Olen väga tänulik koolijuhile, armsa ingliterapeut Mariale ja kogu kooligrupile, kes on mind aidanud sel vaimsel teekonnal igati kasvada ja oma inglitiibu sirutada ning läbi oma annete aidata ka ja olla toeks teistele inimestele. Jah, esimene küsimus. Mis on olnud sinu kui uusõppuri jaoks suurim tugi kaasõppurite poolt? Siinkohal mul tegelikult esiteks tekib suur tänutunne kogu kooligrupi vastu, suur tänu ja muidugi ka terapeut Maria, suur tänu. Aga just toena võin öelda, et kuna koolis on palju individuaalset ja grupitööd, siis ma just olen grupitöödes kogenud sellist koostööd, kus tihti võib-olla jääd selle energiale alla, aga see on hea teada ja kogeda, et grupp tuleb sulle appi, et aidata sealt pusakohtadest jälle ikkagi nagu edasi. Jah. Hästi, ma olen teise küsimuse juurde. Millise rolli poole sind koolis juhitud on? Ja kas selleks on ka hariduslik ettevalmistus olemas? Jah, hingeravi koolis toimub õppe elus eneses ja läbi kogemuste, kus avalduvad inimese tugevad ja ka nõrgemad küljed ning anded. Ning läbi sellise kooli kogemusõppe on mind juhitud just erivajadustega inimestega sotsiaaltöö koordinaatori rolli juurde. Ja elu on ka nii juhtinud, et mul on tõesti olemas ka hariduslik ettevalmistus, et mul on sotsiaaltöö bakalaureuse kraad olemas, mis toetab väga palju siis seda andepõhist tööd. Too konkreetne sotsiaaltöö näide, mis vastab rolli ootustele. Olen saanud kogemusõppena kooli poolt suunatud ja juhatatult
koordineerida palju üritusi koostöös ka teiste asutustega. Näiteks erilisena jäi just meelde aktsiaseltsi hoolekandeteenustega koostöös, kus koos Armsa Magdalenaga oli meil võimalus teha jõulujooks jõulumemm ja tema tütar Rafaela rollis. Ja meil oli võimalus ja mul isiklikult oli kogemus, kus ma sain siis koordineerida 5 koduga koostööd ja meil õnnestus kõiki neid külastada. Ja see oli mõlemapoolne rõõm nii nendele erivajadustega inimestele kui ka meile Magdalenaga. Et see oli tore kogemus. Too üks näide kas oma ametitööst või eraelust, kus sa oled tundnud, et hingeravis osalemine on tulnud sulle kasuks. Jah, ma võin öelda, et nii ametitöös kui ka eraelus on sellest väga palju kasu olnud. Ametitöös on, kuna ma teen palju koduhooldustöötajana, palju suhtlen inimestega teen tööd, siis on just tulnud kasuks, et kõiki inimesi väärikalt kohelda ja see armastusega suhtlemine on avanud ka tihti, võib-olla seal kodus üksi elaval inimesel on nagu meele rõõmsamaks teinud, et jah, et lähedased suhtlevad armastusega, aga siis tuleb ka võib-olla mitte lähedane, vaid väljas võrgustiku töötaja ja ta kogeb sellist toredat suhtlemist, kus austatakse ja millist armastavat suhtlemist kogeb ja mis omakorda nagu toob selliseid nagu huvitavaid asju temas endas välja, kus ta kogeb, et tal on ka omakorda jälle palju mulle võib-olla anda, et see on nagu vastastikune selline, kus me siis jagame kas siis oma kogemusi või mälestusi elust. Ja töö juures on ka palju mul sõitmist autoga ja seal ma võin tõesti tunnistada, et olen taltsutanud oma sellist temperamenti, et ikkagi autoga sõita ja reegleid ikkagi jälgida. Et see on hästi palju kasuks tulnud. Ja eraelus on siis see, et nagu ka tööelus, et on ikkagi rohkem tasakaalu ja rahu omavahelistes suhetes. Ja see annab sellist palju rõõmu ja sellist õnnelikku olemist.